Tere õhtust kõigile. Minu nimi on Rudolf Kasper ja tänasel 21. laivil, 21. Power Estonia laivis on meil taas kord üks väga eriline ja väga kirglik noormees, aga enne, kui ma jõuame temani ja ta saab endast natuke rohkem rääkida, räägime sellest, mis see Power Estonia kogukond üldse on. Power Estonia kogukond on siis kogukond, mis loob erinevaid inspireerivaid materjale selliste laivide näol inimestele, kes tahavad hakata tegema midagi või juba teevad midagi ja neil on vaja inspiratsiooni nendelt inimestelt, kes täna juba elavad enda kire järgi ja viivad oma kirge ellu. Ja lisaks nendele laividele me korraldame erinevaid online ja offline üritusi, mille eesmärgiks on samamoodi inspireerida, kõnetada ja luua toetavat keskkonda siis inimestele, kes tahavad elus midagi saavutada. Ja tänane laiv on meil natukene erinev. Kui te olete meie eelnevaid laive vaadanud, siis tänane meie stuudio on erinev. Nimelt ma olen välismaal. Tänu sellele ei ole mul ka täna esimesest korda võimalik teha laivi ajal märkmeid ja ma kindlasti luban teile, et pärast ma ka kuulan seda laivi järgi. Meie laivi on võimalik järgi kuulata ja teen kindlasti ka tagantjärgi märkmeid. Aga nüüd, Indrek, kas sa oled meiega? Jah, olen teiega. Super, aga võib-olla sa alustuseks räägiksid, kes sa oled ja mille kõigega sa tegeled? No, tervist kõigile, mina olen Indrek, olen 18-aastane ja viimased umbes 1,5 aastat olen siis Reforminoortes tegutsenud. Täpsemalt olen siis Reforminoorte juhatuse liige ja ka Reforminoorte büroo liige, et olen avalike suhete sekretär, teostan suhtlust teiste noortekogudega näiteks. Samuti kandideerin selles oktoobrikuus toimuvatel kohalike omavalitsuse valimistel Saue vallas siis täpsemalt Reformierakonna nimekirjas. Et küll on jah, üsna palju tööd selle kallal. Vabal ajal mängin vahepeal sulgpalli, investeerin, vahel käin rattaga sõitmas, sellised tavalised asjad minu jaoks. Wow. Ja selle kõige kõrvalt sa oled ju veel ka kooliõpilane. Jah, et hetkel on veel gümnaasiumit jäänud 1 aasta ja pärast seda ilmselt siis kuhugi ülikooli. Wow, et see on juba oma esimese lühitutvustusega, enne kui me lähme süvitsi sellesse ja ma natukene küsin rohkemalt su tegemiste kohta, siis sa praegu tõid välja juba selle, et sa teed nii palju asju ja see on niisugune ka, mida alati, kui meil inimesed laivis ütlevad, et nad tegelevad nii-öelda 1000 asjaga, siis ma alati kohe küsin vahele siit, et nii paljud inimesed ütlevad seda nii-öelda vabandust, et neil ei ole aega. Et mis sinu vastus nendele oleks? Kuidas sa leiad aega? Kas sul on mingi salajane nipp? Et kuidas sa jõuad nende kõikide poliitiliste ametitega, mittepoliitiliste ametitega tegeleda ja samal ajal veel ka siis ütleme sinu jaoks ju kool on nagu tavatöö inimese mõttes ja kõik muu on nagu lisaks sellele. Et kuidas sa nagu seda tavatööd ehk siis koolis jõuad ka veel käia, et kas sul on mingi salajane nipp, mida jagada? No ütleme niimoodi, et kui ma käisin veel põhikoolis, vahepeal ma olin küll 4 aastat Poolas ära, aga muidu olin siis 1.–3. klassini ja 8.–9. klassini laagrikoolis, põhikoolis siis. Ja seal oli see koormus palju madalam võrreldes sellega, kus ma hetkel olen reaalkoolis. Ja siis tekkiski see võimalus tegeleda vabal ajal muude asjadega. Hakkasin ise rohkem niimoodi poliitikasse süvenema, sest lihtsalt vaba aega oli, siis hakkasin ka selle sulgpalliga natuke rohkem tegelema ja ka investeerimisega. Ja need harjumused lihtsalt jäid külge ja ma ei loobunud nendest isegi siis, kui läksin reaalkooli ja koormus massiivselt kasvas selle tagajärjel. Ja eks distantsõppe paindlikkus mingil määral andis ka võimaluse tegeleda nende muude projektidega siis rohkem. Eks ütleme niimoodi, et distantsõppe mulle väga hästi ei sobinud, sest et nii laias mahus ma ka ei saanud kõiki asju läbi planeerida. Mõned võlad ikkagi jäid niimoodi kooliga seoses, mis oli vaja lõpuks ära lahendada, aga läks palju paremini ikkagi kui teistel klassikaaslastel. Aga üldiselt selline aja planeerimise aspekt, et see käib sellise kesklinna koolis õppimise juurde, et lihtsalt harjub ära selle koormusega. Eks seal on pluss- ja miinuspooled, et miinuspooleks on see, et vahel on raske aega maha võtta üldsegi, sest kogu aeg on see tunne, et millegagi peab tegelema. Mul on pigem see teema, et proovin seda leida, et kuidas leida aega lõõgastumiseks selleks, et selle asemel, et leida aega
siis nii-öelda töö või hobide jaoks. Seda on nii äge kuulda, et inimestel on nii-öelda erinevad mured, et ongi, et see ongi, et tegelikult ma täitsa tean seda probleemi ja olen ise ka sellest olnud, et okei, ma pean võtma mingi aja, et ma puhkaksin ka, et see on nagu huvitav kuulda. Aga sa korraks mainisid siin nüüd seda, et sa käisid laagrikoolis, et siis sul oli rohkem aega ja sul tekkis poliitikahuvi ja kuna sul ikkagi põhiline see, ütleme, et ametikohad, mis sul praegu on just seotud poliitikaga ja sa oled ka nüüd võime öelda üks nooremaid kandidaate Eestis, sest alla 18 aastat kandideerida ei saa, ehk siis valida saavad, aga võib-olla sa räägiksid natuke sellest ka laiemalt, et kuidas sa jõudsid poliitikani, et sul tekkis sealt see huvi, aga kas sul on ka mingi lugu või kuidas sa just jõudsid siis Reforminoortesse ja kuidas nii-öelda sinu see kutsumus alguse sai, et kuidas sa leidsid selle enda jaoks? Jah, et mul oli nii, et sellised üldised ühiskonnaprotsessid hakkasid mind huvitama juba tegelikult üsna varasest noorusest peale, et ega ma väga täpselt ei mäleta kõiki need asju, aga ma mäletan selgelt ühte asja, mis on mul kõige esimene selline mälestus nii-öelda poliitikaga seoses, et ma olin teises klassis ja mul oli pinalis 4 värvipliiatsit, kollane, roheline, punane ja sinine. Ja siis ma ükskord mõtlesin, et oota, aga meil on Riigikogus ju 4 erakonda ja need kõik oleks nagu nende tunnusvärvid, et Reform, Kesk, Isamaa, Sotsid olid tol ajal, mingi 2011-2012 perioodil. Et ma ei mäleta, mis sealt edasi juhtus, aga ma tean seda, et ma teises klassis teadsin, mis erakonnad on Riigikogus. Aga üldiselt selline huvi nagu ühiskonnaprotsesside vastu ja täpselt selline nagu riigi valitsemine, toimimine jäid nagu alles. Siis selline järgmine sisulisem hetk oli mul 2016. aastal, kui hakkasin sügavamalt keskenduma nagu USA presidendivalimiste temaatikasse. Seal oli nii, et minu jaoks oli see, et ma puutusin kokku sellise valeinformatsiooniga tol ajal, mis väga palju oli levinud ja ma olen kuulnud ka teistelt palju selliseid lugusid. Ja oligi see, et pärast valimisi arvasin, et okei, et võitis parim kandidaat, aga pärast sain aru, et tegelikult mind oli eksiteele viidud ja siis hakkasin sellest hetkest rohkem allikakriitilisusele näiteks tähelepanu suunama, et igas halvas asjas on ka mõnes mõttes midagi head, kui nii võtta, et eksimustest on alati võimalik õppida. Ja tol ajal ma olin Poolas siis 2013-2017 ja kui ma tagasi jõudsin, siis ma sain aru, et tegelikult Eestis on nagu mingit moodi hakanud protsessid nagu teistmoodi toimuma ühiskondlikul tasandil ja üks hetk ma tabasin ära, et aga okei, sel ajal, kui ma Poolas ära olin, siis esimest korda minu enda eluaja jooksul oli käes see hetk, kus Reformierakonda polnud valitsuses, sündinud 2002, 2002-2016 oli nagu Reform kogu aeg võimul olnud ja asjad lihtsalt olid nagu muutunud natukene teistsuguseks poliitikas. Ma täpselt kõiki neid nagu omadusi ei oska öelda, aga varem oli kogu aeg nagu selline stabiilsus nagu olemas olnud. Selles osas oli teada, et mingeid äkilisi muutusi ei hakka juhtuma. Siis 2019 tuli EKRE veel valitsusse ja siis tuli nagu uueks eesmärgiks see, et okei, et äkki saaks kuidagi oma panuse anda, et EKRE-t enam valitsuses ei oleks ja lõpuks jõudsin Reforminoortesse, et sain natukene olla ka abiks selle osas. Kindlasti ma ei usu, et minul mingi suur roll oli, et valitsus kukuks, aga selles mõttes ma olin hingega asja juures ja mul oli nii, et ma olin märkmeid teinud selle kohta, et mis mingid erinevad EKRE skandaalid olin ühte mingisse dokumenti kokku kogunud ja minuni jõudis info, et Kaja Kallas kasutas neid paar korda, seega väike abi on olnud, aga nüüd on see valitsemise pool käes, et saab sisulisi asju teha, nagu me Reformis oleme harjunud tegema, ja nüüd kohalikud valimised saab sellise esimese kogemuse nagu, kuidas öelda, kampaania poole pealt ka kätte, et kuidas toimetada ja et see on ka täitsa omamoodi asi, et minu jaoks ongi nagu poliitika puhul huvitav see, et kuna see kõik jääb sellistes pikemates tsüklites, et Riigikogu valimised iga 4 aasta tagant ja kohalikud valimised, et siis ongi nagu see, et okei, et ma olen nagu poliitikas olnud 1,5 aastat, aga samas jälle niimoodi palju sisemiselt nagu palju rohkem nagu lähemal sellele võimutasandile mõnes mõttes, puhtalt selle järgi, et ma olen ka erakonna liige,
aga kuna Riigikogu valimist on iga 4 aasta tagant, ma pole kordagi näiteks Riigikogu valimiste kampaania protsessi nii-öelda juures olnud, kas või abilisena, et kõik need asjad, see tsükkel pole veel minu jaoks nagu täis see 4 või 5 aastat, et alati tulevad need uued, kuidas öelda, võimalused või uued väljakutsed, mida varem olen pealtvaatajana näinud, aga nüüd on nagu see, et kuuleb seestpoolt mingeid jutte võib-olla, mis on ka nagu huvitav ja saab ise ka kaasa panustada. Et okei, jätka, ma ei taha sind vahele segada. Ja minu jaoks ongi kõige ägedam olnud see, nii Reformierakonnas kui ka Reformi noortes, et eks inimesi võetakse kuulda ja see on ka minu jaoks olnud üsna tähtis, et hakkasime tegema näiteks seda platvormi kohalikeks valimisteks oma vallas, siin Saue vallas. Ja minu jaoks oli täitsa üllatav, et Abi vallavanem, kes on see meil piirkonna juht siin Reformis, võttiski mind kuulda täpselt samamoodi nagu neid teisi, ma ei tea, mõned 50 või 60 aastased inimesed, kes on 20 aastat vallaeluga tegelenud, et võttis mind kuulda kui võrdne võrdsega selles mõttes ja andis konstruktiivset tagasisidet ja minu jaoks see ongi nagu väga meeldiv, et on selliseid erakondi, mis usaldavad ka noori selles mõttes ja annavad võimaluse inimestele poliitikasse tulla. Ja ma kindlasti ütlen, et Reformierakond on ainuke erakond, mis seda võimaldab, eks neid erakondi on veel, aga ma lihtsalt ütlen seda, et minu kogemused on olnud positiivsed. Just. Mul siin jällegi ma praegu väga kahetsen, et mul ei ole olemas pastakat ja pliiatsit, mul tekkis siin väga palju häid mõtteid, mul mõned on veel meeles. Ma küsiks üks täpsustavad asjad. Esiteks sa mainisid seda, et erakonnas nagu on see, et sa said nagu oma mingi panus anda. Et kuna meie kuulajaskond on väga erinev ja ma tean, et paljud on just ka ettevõtluses üks valdkonna huvilised, siis kas me võime põhimõtteliselt öelda, et nii nagu ütleme elus kõigega on ka erakonnas tegelikult see, et ega see ei ole nagu see üksik mäng, et see on tegelikult nagu meeskonnamäng, et see iga see pisike roll loeb ja kokku tekibki see suur siis nii-öelda ütleme võimast lõpptulemus on ju. Et ma ei tea, kas sa oled nõus, et ma mõtlen just, et sa toid ka välja, et see on sinu panus on ju, et kas me võime nagu selle paralleeli tuua näiteks ka mingi ettevõtlusega, et üksi sa võid jõuda kuhugile nii-öelda kiiresti, aga teistega koos sa jõuad kaugele. Ja täpselt. Eks poliitikas on see veel eriti tugev, sest on ju ka näha, et ega ükski kandidaat kas võib-olla Eestis Riigikokku jõudnud, sest et üksinda pole lihtsalt niimoodi võimalik rabeleda selle nimel, et kuhugi kõrgele jõuda ja eks tegelikult kõik need asjad, mis noortekogu on pakkunud, eks see ongi tegelikult tiimitöö, et kui on mingid konkreetsed eesmärgid või kuidas öelda, kui me tahame mingeid seisukohti erakonnale esitada, näiteks me loome ka mingi töörühma, kuhu me kaasame just neid inimesi, kes tunnevad, et see mingi idee või plaan, mis Eestit palju paremaks kohaks teeks, kas noortele või kõikidele inimestele, et eks see on kõik tiimitöö selles mõttes. Okay. Et eks muidugi vahet pole alati, et kas on 2 inimest või 8 inimest, kes mingi kindla teemaga tegelevad, aga 2 pead on ikka 2 pead selles mõttes, et eks neid mõtteid, erinevaid pooli on palju lihtsam kaaluda, kui keegi ütleme niimoodi, kas julgustab tagant või hoopiski toob tagasi maa peale, et mõlemat sorti inimesi on tegelikult vaja, et nii optimiste kui pessimiste mõnes mõttes, et ja ma tunnen, et nii-öelda minu enda kogemuse järgi on meil olnud väga sobiv tasakaal kõigest ja lihtsalt ongi suurepärane platvorm, et viia ellu neid muudatusi, mida soovid näha Eestis ja siis ka Reformi noorte siseselt. Okei, aga kui me võtaksid korraks, ütleme, konkreetselt sinu näite, siis vähemalt minu kogemusel ma olen kuulnud, just kui ma inimestega räägin, siis poliitika valdkond on selline, et poliitikutel kuidagi tavainimestes on võib-olla mingi halb maine või asi. Ja kui sina nüüd noorena, ütleme, üks päev läksid siis koju ja ütlesid, et ma hakkan nüüd poliitikaga tegelema. Kas siis on sul nagu näiteks pere poolt või ma ei tea, sugulaste poolt või sõprade poolt tulnud nagu sükest nagu katset sind päästa, et nagu ära seda tee või nagu miks sa seda teed ja kui on seda, kuidas sa sellest nagu oled võitu saanud või iseendale kindlaks jääd? Ütleme nii, et eks ma seda olen küll kuulnud pere poolt, aga ja ka selliste kaugemate sugulaste poolt. Et poliitika puhul ongi see, et eks on päris kõrged riskid alati olemas ja see on ka asi, mis meil noortekogus on tegelikult jutuks tulnud.
et poliitikutel on ühte sorti probleem, mida näiteks eraettevõtluses sul ei ole. Ja see on krooniline ebakindlus selle osas, et kas sul on seesama positsioon, kus sa hetkel olemas oled 3 või 4 aasta pärast olemas, et eriti veel valitsuse tasandil, aga eks Riigikogu liikmena on ka võimalik, et tuleb skandaal ja sinu karjäär on praktiliselt läbi. Ja eks see on see, mis ma olen ka nii-öelda pere poolt kuulnud ja eks ka noortekogus on see ikkagi üks põhifookusid, et alati peab olema ka see plaan B olemas, et kuidas ikkagi erasektoris oleks võimalik toimetada. Ja minu jaoks on need valdkonnad, kuhu poole ma hetkel olen kaldunud, pigem kas juura või selline majandusteemad, aga täpselt veel pole otsustanud. Ja eks ülikoolis selles mõttes õppekava valik määrab ka suuresti, mis need võimalused tulevikus on. Tänapäeval võib-olla vähem kui vanasti, aga mingi suunitluse see ikka on. Aga sinna on mul veel aega, ütleme üle poole aasta ikka veel kaaluda neid plusse miinuseid erialade vahel ja sellega on hästi. Okei, väga hea. Ja siin on need on tähtsad mõtted või asjad, et miks ma selle jällegi mingid küsimusi küsin, et ütleme, selle laivi eesmärk kindlasti on meil ja nüüd järgmise küsimusega ma lähen ka konkreetsemalt selle poole, et kõnetada neid inimesi, keda huvitavad poliitika, aga samal ajal laiemalt on selle laivi eesmärk kõnetada lihtsalt inimesi, et nad hakkaksid tegema midagi. Ja ükskõik millega sa alustad, poliitikul on see, et sa võid oma karjäärist ilma jääda, ettevõtjal on võib-olla mingid rahalised riskid ja alati, kui me tahame millegi uuega alustada, siis võib-olla inimesed isegi, kes meist hoolivad, tahavad meile head, üritavad meid tagasi tõmmata. Ja siin on hea teada, et sa oled selle loogiliselt endale ära selgitanud ja ikkagi jäänud endale kindlaks, aga samal ajal mõelnud ka alternatiivide peale. Aga nüüd oleks niisugune konkreetne küsimus, et kui täna kuulab seda laivi mõni noor inimene, kes on, ütleme ka, kas ta on, tunneb ka just, et ta näiteks kuulab siin, näeb, et tal on samasugused huvid, tema näeb ka, et tahaks rääkida Eesti poliitikas kaasa, ta tahaks reaalselt niimoodi, et ta tahaks midagi teha. Aga tal on praegu jäänud niisugune võib-olla mulje või niisugune tunne, et tema hääl ei loe midagi, et nagu sa just mainisid, et ega üksikkandidaat ei tee Eestis nii-öelda piltlikult midagi. Et kui keegi täna siin tunneb, et päris äge, et tahaks ka kaasa rääkida, tahaks ka midagi ägedat teha, siis mis sinu soovitus oleks, mis see inimene tegema peaks? Ja just võtame, loomulikult meie laivi võivad kuulata ka vanemad inimesed, aga võtame näiteks noore inimese perspektiivis, et ütleme sinu näitel, et kui sa saaksid täna enda teadmistega nii-öelda alustada otsast peale, siis mis sa teeksid teistmoodi või kuidas sa kõige paremini jõuaksid poliitikani? No ütleme ikkagi nii, et eks erakondlik süsteem üldiselt ongi olemas selleks, et koondada inimesi, kes on sarnase maailmavaatega ja arusaamaga maailmast, et koos saavutada rohkem. Ja sellepärast ma ikkagi soovitan selles mõttes võimalusel liituda erakonna noortekoguga, kes sinu vaadetega kõige rohkem klapib. Aga eks selline noortekogude kultuur on siin 2010ndate alguses ja keskpaigas natukene hääbunud ja eks need on enamasti Tallinna ja Tartu kesksed. Kõik inimesed ei ela Tallinnas ja Tartus, et umbes pooled eestlased elavad nendest 2 linnast ja isegi nende nii-öelda eeslinnadest kaugemal. Ja nendel inimestel kindlasti ma soovitaks esimese sammuna uurida noortevolikogu tegevusi. Et noortevolikogud on siis sellised organid, mis koondavad noori, et noorte hääl oleks kuulda ka valla teistes struktuurides, vallavolikogus, vallavalitsuses, kuna arusaadavalt noori kandidaate väga palju ei satu kahjuks volikogudesse, et see natukene tasakaalustab seda Eesti nii-öelda vananevat ühiskonda ja keskmist vallavolikogu liikmete vanust. Näiteks Laagris on Saue vallas on keskmine vallavolikogu liikme vanus 52, aga samas meil on palju noori peresid, seega keskmine vanus siin on pigem täpselt ei oska öelda, kuskil 38 ja 40 kandis, et see tasakaalustada. Aga näiteks siin Saue vallas on jällegi see teema, et meil noortevolikogu ei ole, et mul seda võimalust ei olnudki, et minu jaoks oligi noortevolikogu see hea valik. Aga kindlasti on see, et isegi kui on mingi selline suurem eesmärk olemas, siis arusaadav on see, et suurt eesmärki on ka võib-olla hea meeles pidada, et kus võib-olla oled 5 või 10 aasta pärast, aga siiski tuleb ka keskenduda sellele, et mis on see, mis mul oleks võimalik täna ära teha konkreetselt või siin järgmise nädala või kuu jooksul, et ainult suurele eesmärgile keskendudes ka
ei jõua teha neid väikseid samme, mis viivad sind, noh, ma ei tea, järgmise nii-öelda astmeni või järgmise korruseni selles mõttes. Et ongi see, et oletame, et ma olen hetkel see Reformi noorte juhatuses, äkki ma kunagi tahaksin saada näiteks juhatuse aseesimeheks, see on väga tore sellest unistada ja kõik, aga tuleb tegeleda tegelike asjadega täna, nüüd ja kohe aktiivselt, selle asemel, et mõelda ainult positsioonile nii-öelda kui ainult positsioonile selles mõttes. Et see on üks asi, mis ma arvan ka, et inimesi poliitikast eemale suunab, on see, et poliitikuid nähakse tihti kui lihtsalt oportuniste, kes kasutavad ära iga võimaluse, mis nad saavad, olenemata südametunnistusest. Ja ongi see, et kui sa teed asja selles mõttes hingega ja panustad asjadesse, teed oma parima äranägemise järgi, siis tegelikult on üsna võimalik, et need positsioonid mõnes mõttes tulevad ise sinuni isegi. Näiteks Ansip on omal ajal öelnud ka, et eks oli nii, et eks ta ise ei tahtnud linnapeaks saada, aga talle pakuti linnapea kohta ja siis talle pakuti majandusministri kohta ja siis järgmise asjana juba pakuti peaministri kohta. Et sellistel aktiivsematel inimestel võib-olla see tuleb iseenesest, aga selles mõttes kõik inimesed võib-olla ei ole harjunud selle, kuidas öelda, ma ei ütle nüüd aktiivse eluviisiga konkreetselt, aga ongi just see enese motiveerimise asi. Ja eks ennast saab motiveerida tegema ainult neid asju, millest sa ise huvitatud oled ja eks selles mõttes ongi see, et poliitika kahjuks ei ole, õnneks või kahjuks ei ole kõigile. Kui kõik oleksid 100% poliitikast huvitatud, oleks konkurents võib-olla liiga kõrge Riigikogu valimistel, et oleks meil 30 erakonda ja 60 kandidaati igale kohale. Jah, aga siin on hea kuulda seda, et sa tõid välja just selle ka, et ütleme, et on inimesi, kes tahavad poliitikat teha ainult karjääri pärast ja mitte südametunnistuse järgi, et ma loodan, et meil tuleb rohkem selliseid siis poliitikuid ja inimesi nagu sina, kes siis mõtleb just selle peale, et teha enda maailmavaate järgi ja selle järgi, mis sa tunned, et on õige. Aga kui me võtame, kuna see teema on tegelikult nii huvitav ja ma tahaks nii süvitsi minna sellest, sest ongi, et ma olen siis ka, ütleme siis võib-olla see üks vähestest inimestest, keda see poliitika pool huvitab, et arutada, aga kuna, et meie laivi kuulajad saaksid ka suuremat, ütleme, laiemalt seda võrdlust, siis ma tõin jälle siit sükse tead mõtted, mis ma kindlasti üle ka kuulan. Näiteks sa tõid välja selle mõtte, et ongi, et mul peast läks korraks see välja, aga ütleme, et meeskonnatööna kuidagi see pool, et sa läksid ametist, et sa ei saa positsiooni nimel teha, et pane käed külge, et hakka tegutsema, et mitte tingimata mingi ameti poolest, et kindlalt mingi positsioon saada. Aga nüüd, kui võtame sinu seda ambitsiooni laiemalt, siin me tegelikult ei pea piirduma poliitikaga, aga sa võid tuua ka poliitikaalase vastuse sellele, et kui nüüd kõik läheb nii, nagu sa Indrek oled plaaninud ja sa samamoodi tegutsed edasi poliitikaga ja viid oma teisi eesmärke ellu. Ja nüüd kujutame korraks ette, et on aasta 2031, ehk siis 10 aastat on möödunud ja me teeme siin ühte uut laivi, kus sa räägid sellest, kuidas sul vahepeal läinud on ja millega sa praeguseks tegeled. Et kus sa tahaksid olla 10 aasta pärast, on siis küsimus lühidalt. 2031. aasta 1. märtsikuu pühapäeval on Riigikogu valimised ja ma ütleme nii, et ma arvan, et sellisel hetkel ma kindlasti tahaksin vähemalt valimistel kandidaadina osaleda, kui hästi läheb siis ka valituks osutuda, aga ma eeldan, et selleks hetkeks oleks selja taga juba ülikoolis siis 3 aastat bakalaureusõppes, 2 aastat magistriõppes ja kes teab, võib-olla ka mingid erasektori kogemused. Aga minu jaoks ongi see, et üks tore on alati mõelda, mis oleks 5 või 10 aasta pärast, aga asjadega saab tegeleda siin ja praegu, et ei pea olema majandusminister selleks, et ma ei tea, Eesti majandusmudelit paremaks muuta, et liitu noortekoguga, seisa nende asjade eest, mis sa arvad, et on õiged, on võimalik, et nüüd võetakse noortekogu tasandil vastu, sealt liigub edasi näiteks siis ka valitsusse ja niimoodi võivad need asjad käia, et eks meie noortekogust pääsesid ka mitmed ettepanekud hetkese koalitsioonilepingusse näiteks. Et ja eks tegelikult sa ei pea isegi olema juhatuses, et neid asju teha, sa võid olla täitsa lihtliige ja kui piisavalt neid ideid, kuidas öelda,
nende ideede taga seisad, siis need võivad jõuda palju kõrgemale, et okei, poliitika võib-olla ongi palju rohkem selline ideepõhine, aga samas me võime rääkida ka muudest asjadest, mingid projektid, üritused, mida noortekogu tasandil teha või noorte volikogus samamoodi või üldiselt ka ma ei tea, ilmselt ka selles mõttes eraettevõttes, eks inimesed on alati avatud uutele ideedele ja ei tasu neid alati selles mõttes endale hoida, sest kui teistele lased ka niimoodi oma parimaid ideid kuulda, siis saavad nad selles mõttes aru ka, et kuule, sul on tegelikult nagu midagi kasulikku meile kõigile anda ja tõstad enda nii-öelda potentsiaalset väärtust ka teiste silmis. Et kindlasti inimestega rääkida just siis ja anda sellist konstruktiivset tagasisidet. Aga kui praegu selle 10 aasta pärast tõid välja väga hästi selle, et sa ei pea olema minister selle jaoks midagi ellu viia, aga mul tuli sellega siuke naljakas küsimus, et kui sul oleks see kuldkala praegu, et sa saaksid soovida ühe soovi, aga sa ei saa valida nagu laiemat soovi, vaid sa saad valida ühe ministri portfelli, siis millise ministri portfelli sa valiksid? See on küll päris keeruline. Jaa. See oleks realistlik ka, sest realistlik on saata Riigikokku kandideerides peab olema vähemalt 21, aga ma ei tea, ministril vist ei ole vanuse piirangut. Aga ma mõtlen, et võib-olla ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri koht, et eks see digitiigri nii-öelda taaselustamise teema tundub päris huvitav. Muidugi ma ei tahaks hetkeselt minister Sutil seda kohta ära võtta, sest ma arvan, et viimasest 5 infotehnoloogia ministrist on tema kindlasti tugevaim. Osa sellest rollist on kindlasti see, et eelmised 4 tulid ühest erakonnast, kellega minu vaated väga ei kattu ja ma arvan, et paljudel kuulajatel ka võib-olla mitte, aga selles mõttes see kindlasti tundub ühe kõige huvitavama positsioonina, aga samas on ka neid teisi väga palju, kus ma arvan, et ma saaksin hakkama, justiitsministri koht võib-olla, kes seda teab. Okei, aga hea, mul lihtsalt oli huvitav küsida seda. Aga nüüd ma küsin sult ühe küsimuse, mida ma olen kõigilt meie eelnevate laivide külalistelt küsinud. Ja selle küsimuse ma tegelikult sain oma mentorilt ja ma räägin natuke algul seda tagataust ära, et miks ma seda küsimust küsin. Nimelt, kui me teeme praegu seda laivi ja nagu sa rääkisid ka algul ka, et näed, ma tegelen selle ja tolle ja kõigega ja et sul on pigem probleem sellega, et leida aega, kus puhata, siis paljud inimesed kuulavad seda laivi ja võivad mõelda, et nagu need inimesed on nagu sellised ideaalsed, et okei, et see Indrek jõuab tegeleda kõikide asjadega, aga mina ei jõua. Et tegelikult me ju teame ise, et me ei ole ideaalsed inimesed, meil on ka endal probleeme ja asju. Et kas sul on ka mingeid asju, mida sa tead, et sa tegelikult peaksid paremini tegema, et areneda veel võib-olla kiiremini poliitikas või üldse elus laiemalt, aga sa kuidagi teadlikult või mitte teadlikult niimoodi lükkad seda edasi või oled natukene mugavustsoonis. Kas sul on nagu mingeid siukseid valdkondi või siukseid asju ka, kus sa tead, et sa peaksid parem olema, rohkem panustama? Eks alati on see, et kui mul juhtub seda päris tihti tegelikult, et kui ma sätin mingid eesmärgid nii-öelda terveks nädalaks või midagi sellist, siis päris mitu jääb tihti täitmata. Et ma arvan, seda juhtub kõigil, lihtsalt hetkel on juhtunud see, et võib-olla nii-öelda poliitika ja noortekogu tandril on seda vähem olnud, aga võib-olla siin on olnud nagu see, et akadeemiliste saavutuste poole pealt on olnud natukene selline nõrgem tulemus hetkel vahepeal. See selleks. Aga eks alati ongi see, et 100% kõiki asju võib-olla ei olegi võimalik teha, mis mõtled, et oi, ma olen nii energiline, mis siis, kui ma nüüd terve nädal nii energiline oleks, ma jõuaks nii mitu asja ära teha, aga pigem vaadata selle järgi, et kui sa oled kuskil niimoodi vahepealses seisundis energia ja väsimuse poolest, et kui palju sa sellise energiaga suudaksid ühe nädalaga ära teha. Aga mul konkreetselt hetkel on see teema, et eks tegelikult tuleks välikampaaniat hakata vaikselt tegema, et valimised on nüüd ju umbes 8 nädala pärast ja eks ilmad on üsna vihmased vahepeal olnud ja ilmselt lähevad veel koledamaks, aga see ei tohi olla mingisugune vabandus, et mitte minna ja neid asju teha. Ja eks ma arvan, sama asi on, ma ei tea, näiteks hommikul mingi jooksumine, et oi, nii hirmus tuuline ja vihmane ilm on, et nagu üldse ei tahaks minna näiteks, et selles mõttes alati on hea vabandusi leida ja eks ma ise ka vahepeal otsin neid vabandusi, et isegi ei ole see, et kui need ei ole vabandused, mida kellelegi teisele tuleb öelda, ma ei tea, oma
ma ei tea, bossile selles mõttes midagi sellist, aga ongi nagu vabandused endale, et ei, täna on nii kole ilm, ma ei pea jooksma minema enam-vähem. ja just. Aga hetkel ilmselt ongi selline välikampaania asjad ja eks mingid noortekogu sisesed projektid, mida ma ilmselt ei jõuaks nii hästi ette valmistada sel ajal, kui kool käib. Need on ka ilmselt asjad, millega hetkel võiks palju tegeleda. Aga hetkel mul on olnudki suvi nii kiire, et tahaks leida seda aega, et lihtsalt puhata ja üks film kas või ära vaadata. Minu jaoks on juba nagu okei, kui ma suudan nagu 2 tundi ühele filmile järjest keskenduda ja korralikult seda vaadata või. See on nii äge ja täpselt see on ka see põhjus, miks me siia laivi kutsusime, et sa jõuad nii palju ja teed nii palju, seda on näha. Ja siin on mul aina igasugu küsimusega tekib mul 10 küsimust juurde, aga lihtsalt meil jookseb aeg kahjuks peale. Me lihtsalt ei mahuta rohkem siia seda ära, aga kindlasti esiteks enne kui ma viimase küsimuse küsin, siis kindlasti edu sulle valimistel elukampaaniastega ja see on kõik, mulle meeldib see ütlus, et kõik hea elus ei tule nii-öelda, et on siuke ütlus, et maailmas kõige paremad asjad on tasuta, ehk siis need on meie lähedased inimesed ja kogu see pool ja sellest järgmiselt paremselt on kõik asjad, mis nii-öelda maksavad hästi palju, aga ma ei mõtle nagu rahaliselt praegu, et sa mingid luksusautosid ostad, vaid neid nagu häid asju, mida saad elus teha, ellu viia. Näiteks kui sa tahadki teha poliitilist karjääri või midagi, siis see ongi see raske töö, mis sa ära teed, näiteks see väliskampaania selle vihmaga või see jooksma minemine. Ja ma olen täitsa kindel, et sa saad sellega hakkama ja kindlasti kõik, kes Saue vallas elavad, näevad sind varsti kampaaniat tegemas. Aga kuna ma olen siiski näinud, et meid mõjutab meie keskkond. Nüüd ma jõuan nagu viimase küsimuseni, et meid mõjutab meie keskkond ja kuna sa tegeled nii paljude asjadega, siis kas on mingid konkreetseid, võib-olla mingid podcast'e või mingid raamatud või mingid inimesi, kes on sind inspireerinud või kõnetanud, et sa jõuad ja tahad nii palju teha? Et midagi, mida sa soovitaksid ka meie mõnele kuulajale? No mul on isiklikult see asi, et eks üldiselt ka poliitikas olles ja nii edasi on tähtis olla sõltumatu ja kuulda asju paljudest eri allikatest näiteks, et ja eks mul on samamoodi, et ütleme nii, et mul on võrdlemisi suur lugemus, aga mitte konkreetselt võib-olla raamatute näol kui selliselt, aga pigem just nagu konkreetselt artiklite näol, et loen tunde ja tunde võib-olla päevas või nädalas, aga konkreetselt ma ei jahi ühegi konkreetse autori töid selles mõttes, et minu hinnangul on väga palju selliseid inspireerivaid inimesi ja olen ise ka erinevaid TED-talke kuulanud, mis iganes motivatsioonist ja muudest sellistest teemadest, et kuidas eesmärke seada ja nendeni jõuda. Aga üldiselt ma olen aru saanud, et mida rohkem erinevaid inimesi sa kuulad, seda rohkem sa neid huvitavaid ideid kuuled tegelikult. Et minu soovitus on see, et kindlasti mitte keskenduda 1, 2, 3 inimesele võib-olla, sest et see ei ole see, et ühe inimese mõtted ilmtingimata sinu kõiki nii-öelda probleeme või vajakajäämisi lahendada suudaksid. Et võtta selline võimalikult lai sihtmärk võib-olla selles kategoorias, et eks minu jaoks ongi lihtsalt see, et eks lugemine ja teemasse süvenemine aitab, et see ei sõltu, kes selle kirja on pannud senikaua, kui selle on teinud inimene, kes on samamoodi hingega asja juures. Väga hea mõte. Ja nüüd meil on siin veel, ütleme, 1-2 minutit aega, mis me siia mahutaksime ja nüüd üks siuke viimane küsimus, et kui praegu satuks keegi meie laivi vaatama ja näiteks tehnilistel põhjustel tal ei ole võimalik ühtegi eelnevat asja kuulda, siis mis oleks üks sõnum, üks mõte, mida sa tahaksid jätta meie kuulajatele, mida nad jääksid sinust nii-öelda mäletama? Mis on see üks mõte, mida sa tahaksid meie kuulajatele anda? No, siis ma ütlen selle, mis juba osaliselt kord enne läbi käis, et pole mõtet ainult sõltuda sellest lõppeesmärgist, vaid et täna saab teha nii palju asju ära selle lõppeesmärgi nimel, see, kus sa tahad ennast näha 5 või 10 aasta pärast ja alati sa ei pea isegi nägema seda otsest seost selle asja nimel, mis sa nüüd täna teed ja see, kus sa 10 aasta pärast oled, aga need võivad sind täiesti tundmatutel teedel aidata, olgu need näiteks kas või uued kontaktid, kogemused, õppetunnid
erinevad seosed, mida on võimalik oma peas luua. Et see ongi see, et keskenduda suurele pildile ja väikestele sammudele samal ajal ja vaadata, et kõik lõppude lõpuks niimoodi kokku tuleb, et kui keskenduda nendele väikestele asjadele, siis lõppude lõpuks sa ei pane tegelikult tähele isegi, kui kiiresti sa võid liikuda edasi ja see ongi mõnes mõttes hea, sest sa oled keskendunud just nendele konkreetsetele pisiasjadele, mis on vundament kogule ülejäänud sinu nii-öelda karjäärile või elule isegi võib-olla näiteks. See on väga hea mõte. Mulle meeldib see, et kui ma sain õigesti aru, et see sammu haaval, et iga suur teekond hakkab väikestest sammudest, et sa ei pea kartma neid suuri samme, tee neid pisikesi samme ja sa teedki lõpuks neid suuri samme, sa jõuadki sinna kaugele nii-öelda samm-sammust. Just nii. Väga hea. Igal juhul suured tänud Indrek sulle tulemast, suured tänud kõigile meie kuulajatele kuulamast. Järgmisel teisipäeval on meil juba järgmine live järgmise inspireeriva inimesega ja kindlasti, kui sind kõnetas Indrek, kui sa tahad Indrekust rohkem teada, siis siia laivi alla me paneme erinevad Indreku sotsiaalmeediakanalid, kus sa saad Indrekuga ühendust võtta ja Indrek hea meelega, ma olen kindel, et Indrek võib küll vastu väita, aga ma loodan, et kui keegi tahab küsida rohkem sinu kire kohta või tahab teada ka, et küsida nõu poliitikasse astumise kohta, siis ma arvan, et sa oled hea meelega nõus suhtlema ja rääkima ja aitama. Jah, kindlasti. Super. Igal juhul, Indrek, aitäh sulle tulemast ja ilusat õhtu jätku sulle. Tšau! Tšau, tänud kutsumast!